Nii, tere tulemast ametikooli rohehommikule. Mina olen Taavi Tuisk, ametikooli teabejuht ja tervitan siis kõiki siin saalis ja veebis, kes meid jälgivad. Rohehommikud on siis kutsekoolide, kutsehariduse ürituste sari, kus räägitakse roheteemadel, jätkusuutlikkusest, kliimamuutusest ja sellest, kuidas kutsekoolid peaksid sellega kohanema ja muutuma. Ja samas on meil sel nädalal siis ametikooli jätkusuutlikkuse nädal, kus õpilased on saanud käia töötubades ning arendada oma roheoskusi. Ja täname ka Keskkonnainvesteeringute Keskust ehk KIK-i, kes siis seda nädalat on meil toetanud. Alustame siis vastavalt päevakavale. Kõigil, kes on veebis, palun hoidke oma mikrofone kinni. Ja kõigepealt saab siis sõna Madis Kallas, regionaalminister, kes on Saaremaa mees, saarlane ja tööalaselt siis juhib mitmete roheteemade käsitlemist Eesti Vabariigis. Head jätkusuutlikkuse nädalal osalevad saarlased, head külalised. Hetkel on küll maailmas väga palju erinevaid väljakutseid, vaadates, mis toimub Ukrainas, vaadates, mis toimub Iisraelis ja ka teistes piirkondades. Aga selle kõige taustal on tegelikult väga oluline ka see, et me vaatame, mismoodi me hoolime oma keskkonnast, mismoodi me teeme otsuseid lähtuvalt sellest, kuidas ja mismoodi me saame energia enda tubadesse, mismoodi me toidame oma söögilauda või meie inimesi, mismoodi me majandame oma autodega ja nii edasi ja nii edasi. Ja mul on hea meel, et ka Kuressaare ametikooli eestvedamisel on taaskord üks hea algatus käima tõmmatud, läbi mille kindlasti kõik osalejad saavad jälle olulisi teadmisi sellest, et kuidas ja millises rütmis nii Eesti pool kõik asju teeb, kuidas on võimalik teha igal inimesel eraldi õigeid samme, et meie loodus oleks paremini hoitud, et meie ressursid oleks paremini kasutatud ja üleüldiselt kõik arvestaksid jätkusuutlikkuse nüanssidega. Ja mul on ka hea meel regionaalministrina kinnitada, et tegelikult teadmised just selles valdkonnas on läinud iga aastaga paremaks ja seda ka kõigis valdkondades, mitte ainult energeetikas või mõningates spetsiifilistemates valdkondades. Ja kui me vaatame ka neid väljakutseid, mis on see aasta olnud meil ümberringi, siis me näeme, et tegelikult me peame iga päev mõtlema selle peale, et kuidas veel paremini oma loodust hoida, kuidas veel paremini kohaneda kliimamuutustega ja väga erinevate tingimustega, mida meile keskkond pakub. Tahaks loota, et need ajad, mis te seal saate neid arutelusid pidada ja see nädal osutub äärmiselt sisukaks ja saate kindlasti ka mitmeid häid nippe erinevates valdkondades oma igapäevastes tegemistes hiljem ära kasutada, aga mis on peamine, kogu muutus algab igast väiksest sammust, igast inimesest ja igast väiksest otsusest. Jõudu ja edu teile selle arutelu pidamisel ja kindlasti saab olema huvitav arutelude aeg. Aitäh! Aitäh ministrile ja minister natuke rääkis energeetikast ja meie ametikoolis püüdleme ka sinna poole, et hakata õpetama energeetikat, mida me siiamaani pole teinud ja oleme siis, loodame alustada tuuleenergeetika erialade õpetamisega siin lähiaastatel ja seetõttu on mul hea meel kutsuda siia Terje Talv, kes on siis Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht ja väga suur spetsialist selles valdas. Palun. Ma tahaks enda slaide näha. Ja tere hommikust, mina olen Terje Talv, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht ja inimesed, kes mind tunnevad, teavad, et mind ei saa mitte mingil juhul nimetada hommikuinimeseks ja selle jaoks, et täna teiega siin olla, märkasin üles 5:30. Seda enam on mul rõõm teid kõiki täna siin näha.
aga selleks, et ma ei peaks liiga palju rääkima, et vaatame kõigepealt ühe video. Some days you get to see the sun rise, the sun set. You do get some days where you're actually working above the clouds and you cannot see anything for miles. I'm Stephen Fisher, I'm 33 years old, I live in Dover. I'm a level 7 service team leader for Dong Energy at London Array in Ramsgate. My day-to-day basis is working 20 kilometres offshore in the North Sea, working at an average about 100 metres above sea level. We're here at London Array, operating the maintenance facility in Ramsgate Harbour, ready for a lovely 12-hour shift ahead of us. Let's go inside, we'll pick up some paperwork, the tools we need for the day, and of course the team we're going to work with. Let's go in. Paperwork is very important because it puts in the isolations for when we're working on certain parts of the turbine during the day, makes it safe for everyone to work. Next step would be to come into the warehouse. Main thing that you want to get together would be your own kit bag. Everything that goes in there would be your climbing harness that we have to wear for transferring between the vessel and to the turbine as well. If the sea temperature is below 10 degrees, we have to wear an immersion suit, which is not the nicest thing, but if you fall in, it will save your life. But the best thing you need to put in there, because you're a long way offshore, make sure you've got your lunch, because if you haven't got your lunch, you can't just nip to the shop and go and buy something. And then we have a nice little brisk walk down to the pontoons, where we'd load all our bags onto the boats. When we arrive onto a turbine, the boat will push onto the transition piece, which is the lower part of the turbine. We'll then step across onto the ladder of the transition piece, where there'll be a nice 15-metre climb if it's high tide. If it's low tide, it's a little bit more. And then it's a nice climb up to the first part of the turbine. I like extreme things, and you don't get much more extreme than climbing a ladder 20-odd kilometres out in the sea. When you get to the top of the turbine, that's the best part, because you open up a hatch, you climb out, and then you actually are 100 metres above the sea, and you get to see the beautiful views. Basically, it's like servicing your car. You have to go onto the turbine, you have to take some filters off, put some fresh oil in certain places, you have to crawl underneath some very tight spaces, or even climb inside one of the blades to change the grease inside. The best thing about the job are the views that you get working on top of one of these wind turbines. You can see on a clear day for 40 miles, and all you can see around you is wind turbines and sea. On a really clear day you can see land in the distance, and then you realise how far you are offshore. Unfortunately, there are no toilet facilities on one of these wind turbines, so if you do need to go to the toilet, it means climbing all the way back down, getting onto the boat, and then having to do all that again, climbing back up, so it can be very tiring. I do enjoy downhill mountain biking, living life on the edge sometimes, like little things that keep the fitness up, but also keep the blood pumping through the body. Family life for me, when I have got my time off, I do like to spend a lot of time with my 5-year-old son. Every time he sees one on the news, the first thing he says is, "Dad, is that one of yours? Is that where you work?" But unfortunately, 9 times out of 10 on the news, they're always the small ones. It's never the big ones that we work on. It's quite a big thing to work on this project, because London Array itself is now in the Guinness Book of Records for being the world's largest offshore wind farm. So it's quite an achievement to say that you can work on somewhere that is the world's largest, and it's a great feeling coming to work every day, knowing that you're going out there and you're part of the history books, really.
I'd say it's the best career choice you'll ever make. Renewable energy is going to be a big thing in the future. If you can get in there now, you've got a job for life. What better opportunity than to get paid to climb up a turbine every day? This job's just amazing, how the opportunity you have to go and work in a place like that. Not everyone gets to do that sort of thing. Well, it's 6 o'clock in the evening. I hope you've really enjoyed a day in the life of me, Stephen Fisher, wind turbine technician here at London Array at Ramsgate Harbour. All that's left to do now is clock off and let's go home. Eile oli siinsamas Kuressaares Saarewind Energy meretuulepargi keskkonnamõju hindamise avalik tutvustus, mis tähendab seda, et kui kõik asjad lähevad nii nagu vaja, siis 5-4 aasta pärast on meil siin Kuressaares ka sellised töökohad. Ja ma käisin selle aasta alguses Šotimaal ja küsisin ühe sellise tüübi käest, et kui palju nad nagu teenivad raha. Ma tean, me täna räägime siin rohepöördest ja roheliseks minemisest. Tuuleenergia on kõige rohelisem viis energiat toota, kõige keskkonnasõbralikum. Aga ma lihtsalt märgin selle juurde ära, et üks päev selle meesterahva töist elu maksab talle 400 eurot. Lihtsalt. Jah, aga kui ma lähen selle juurde, et miks me seda kõike tegema peaksime siin Eestis, siis nagu öeldud, mina esindan energeetikat, mina tegelen sellega, et see lamp siin põleda saaks, et see projektor saaks töötada, et meil kõigil oleks siin Eestis hea ja mugav olla. Ja alustame hästi lihtsalt, alustame sellest, et palju me siin riigis elektrit tarbime ja kus kohast me selle elektri endale siia saame. Et see esimene graafik, kas see on pointer? Ja, et see esimene graafik siin ütleb, et see ülemine roheline joon on see, kui palju me elektrit tarbime siin riigis. Punane on see, kui palju me tarbime põhimõtteliselt põlevkivist tehtud elektrit ja kollane on see, kui palju meil täna on taastuv elektrit. Taastuv elekter on siis biomass, päike, tuul. Ja sellega on nii, et sellisel kehval päeval on nii, et isegi kui me võtame oma põlevkivi sisse ja kõik oma päikese ja tuule ja biomassi, siis ta on umbes pooleks, nii et teie maksate ettevõtted oma elektriarved, teie vanemad, teie ise maksavad oma raha Eesti ettevõtetele, aga umbes pooled, ütleme, et see pool klassist või saalist, see maksab selle raha Eestist välja. Ehk siis on meeletu kogus raha, mida me maksame iga päev Eestist välja lihtsalt elektri eest. Ja selle jaoks, et me saaksime siin edasi toimetada, me peame tootma rohkem elektrit. Meil on Vabariigi valitsus võtnud vastu otsuse, et aastaks 2030 toodetakse kogu Eesti elekter, mida me ise tarbime taastuvatest allikatest, mis tähendab siis seda, et see kollane joon peab kasvama sinna maani, kus see roheline joon on, mis on väga-väga suur kasv. Kui me vaatame seda, et kuidas me täna oleme Eestis tootnud rohelist elektrit taastuvenergiat, siis enamus sellest tuleb biomassist. Biomass on siis hakkepuit, mida enamasti pannakse katlamajades kateldesse ja selle kõrval toodetakse elektrit, ehk see on koostootmine. Aga seal me ei saa eriti palju kasvada, sellepärast et biomassi ei teki nii palju juurde, loodus ei kasva nii kiiresti ja sellepärast ka, et neid piirkondi, kuhu saaks edasi arendada kaugküttesüsteeme, Eestis ei ole lihtsalt jäänud, kõik suuremad linnad on kaetud ja väiksematesse natukene saab kasvada, aga sellist suurt kasvu ei ole. Siis see sinine tulp, seal teisel graafikul on tuuleenergia. Tuuleenergia on nüüd juba hakanud kasvama, meil on sellel aastal avatud juba 2 parki, maismaaparki, aga ennem seda oli meil 10-aastane paus. Mina assotsiatsioonina olen liige ka Euroopa tuuleenergia assotsiatsioonide sellisel katusorganisatsioonis Wind Europe ja Wind Europe helistab mulle igal aastal 2 korda ja siis ta küsib mu käest, et Terje, kui palju sul on uusi tuuleparke ja mina vastan talle, et
ei ühtegi ja siis see kõne meil lõpeb. Ma väga ootan minu järgmist kõnet, see peaks tulema paari nädala pärast, selle mehe nimi on Kai, ma saan Kaile öelda, jah, mul on lõpuks ometi uusi tuuleparke. Ehk siis üle 10 aasta on meil lõpuks tekkinud ehitatud uusi tuuleparke. Siis järgmine asi, mis siin graafikul võib-olla tähelepanu pälvib, on päike, ehk päikest on meil hästi palju, te olete kõik näinud, ja päike on väga oluline sellise regionaalse kohaliku elektrikindluse tagamiseks, ehk kui sul päike paistab, sul on elekter olemas, võib-olla saad teda natukene salvestada, ta on hästi oluline, aga sellises suures energeetikapildis ei ole temast kunagi nagu piisavalt. Et detsember on Eestis hästi pime kuu ja eelmise aasta detsembris oli päikseenergiat 8 tunnil tervest kuust ajast, mis tähendab seda, et ülejäänud aeg tuleb katta muudest allikatest. Ja natukene on meil siis vett ehk siis hüdrot, aga seda ei ole meil ka eriti palju ja kuna Eesti on lame, siis meil ei ole kõrguste vahesid, ehk siis hüdroenergiaga me ka kaugele ei lenda. Ja miks on seda tarvis, on ka tööstuse mõttes, et kui tulevad Eestisse ettevõtted, kes tahaks Eestis toota midagi, siis nad küsivad esimesena asjana, et kus on teie taastuvenergia, ehk siis praegu peab sinu tootmine olema ära sertifitseeritud rohelise energiaga, taastuvenergiaga, ehk siis põlevkivienergia, mida nimetatakse halliks energiaks, ei sobi neile, ehk siis väga paljud tootmised ei saa Eestis enam tegutseda, sellepärast, et meil ei ole neile anda elektrit. Ja sellest ongi siis, et Eestis on praegu umbes 360 megavatti, ma ei tea, palju see number teile ütleb, aga see on nagu hästi vähe, et järgmine suur tuulepark, mis tuleb Tootsis, on üle 240 enam-vähem megavatti ja see suur park, mis tuleb sinna merre, see on 1 gigavatt ehk siis 1000 megavatti. See üks merepark, see 1000 megavatti, 1 gigavatt, toodab 4 teravatt-tundi elektrit, mis on siis enam-vähem 1/3 Eesti aastasest tarbimisest. Nii. Ja selle jaoks, et selgitada, et me tõesti oleme nagu anomaalia, et kogu Euroopa ehitab väga palju, siis on pilt sellest, palju eelmisel aastal erinevad riigid rajasid juurde mere ja maismaa tuuleenergiat. Helesinine on avamerepargid ja tumesinine on maismaapargid. Ja see on ainult see, mida siis eelmisel ehk siis 2022. aastal juurde ehitati. Kogu Euroopa ehitab, meie oleme võtnud vaikselt järgi, aga mitte ülemäära kiiresti. Samaks aastaks 2030 peab meid olema väga-väga palju rohkem taastuvenergiat. Ja kui ma lähen selle juurde, et mis sellest siis kasu on, siis lisaks sellele, et see on taastuvenergia, et seda saab kasutada majanduses, on see, et Eestis on olemas selline vahva seadus nagu tuulikutasu, mis tähendab seda, et kui sul on maismaatuulik, ja see tuulik on sul siin, siis kuni 1 kilomeeter see ring ümber tuuliku, seal ei tohi elumaja nagu nii olla, aga kui sinu kodu asub 1 kilomeeter kuni 2 kilomeeter sellises ringis seal, siis seda müüame kuldseks ringiks ja siis makstakse sulle tuulikutasu, makstakse sulle kuni enam-vähem 6000 eurot aastas otse sinu pangakontole selle eest, et sa selle tuulika läheduses elad. Kui te käite natukene Euroopas ringi, siis see, et sa näed tuulikut, on nagu väga tavaline, kuna meil ei ole pikka aega tuulikuid ehitatud, siis on see selline nagu inimeste vastumeelsus, keegi ei taha, selle kohta öeldakse NIMBY, not in my backyard, mitte minu tagaaias, ja see tuulikutasu on siis üks selline hea leevendusmeede, et inimesed võtaksid tuulikuid vastu. See tasu on päris uus, see hakkab nüüd kehtima uute parkidega ja mina ise olin selle protsessi juures, kui me läksime ministeeriumitesse, läheksime Rahandusministeeriumisse, ütlesime, et Justiitsministeeriumis ütlesime, me tahame maksta inimestele raha, siis nad küsisid, kas te olete peast soojad ja siis ütlesid, et minge mõelge veel natukene. Aga tegelikult see oli kõik koostöös ja see seadus on olemas ja niipea, kui me selle välja kuulutasime, muutus kogukondade ehk kohalike inimeste arvamus väga palju ja väga, kus Pärnumaal meil olid mõned kohad, kus inimesed läksid küsima, et millal meie tuulepark siis nüüd tuleb.
Ja see rahaga on veel nii, et pool, summaarselt pool läheb siis sellele elanikule, kes selles kuldses ringis elab, ja teine pool läheb kohalikule omavalitsusele, kes saab selle siis teha iganes, mida neil vaja on. Tõsta õpetajate palku, rajada jalgpalliväljakuid, asfalteerida, mida iganes see kohalik kogukond vajab. Ja mereparkide puhul on nii, et see tuuliku tasu ei ole siis otse inimesele, sellepärast, et Eesti merepark, kõige lähem merepark saab olla kaldast 11 kilomeetrit. Ma olen proovinud 11 kilomeetrit, 11 kilomeetri kaugusel olev tuulik paistab sulle sama suur kui see sinu pöidlaküüs. Nagu. Ta on, kui sa paned ta silmapiirilist, ta tundub sulle sama suur. Seda ei ole väga näha ja ei saa öelda, et see tuulik, mis on sinust 11 kilomeetri kaugusel, avaldab sulle mõju. Sellepärast kogu see raha läheb kohalikule omavalitsusele. Ja kui me selle seaduse välja töötasime, siis mitu parki on ümber Kihnu ja siis kihnlased sai teada, et saavad igal aastal 1 miljoni. Me ei väljendanud ennast väga konkreetselt, me ütlesime, et kihnlased saavad miljoni, siis kihnlased kuulutasid välja konkurssi, kuidas kulutada 1 miljonit, ideekonkurssi. Ja siis nad tegid selle konkurssi ära, see oli hästi vahva, ja siis me pidime neile ütlema, et jaa, et te saate iga aasta 1 miljonit, te peate iga aasta siis leidma 1 miljoni. Ja kes teab, siis Kihnus elab alla 1000 inimese, et kui teil on mõtted kuhugile kolida, siis mina isikkult soovitan kolige Kihnu. Et see on see, mida me toome kohalikule kogukonnale tagasi ilma küsimata, on tuulikutasu. Kui teil on küsimusi, siis äkki kohe? Ei? Annan 1, 2. Annan mikro. Kuidas te olete arvestanud näiteks erinevate spordiüritustega, et need ei segaks tuuleparke? Spordiüritused? No ma mõtlen näiteks SMS-il näiteks purrekatid või et näiteks kui ongi Kihnu rekatt, siis kas meil on nagu võimalus mingi kindel tee sinna minna või? Ja, et ma arvan, et see on mul hiljem slaidi peal ka, et Eestis siis kõik meretuulepargi alad on määratud suures mereala planeeringus, kus on siis kõik erinevad piirangud arvesse võetud, linnud, laevateed ja kõik muud sellised kalastamised, kõik muud asjad, mis on tavaliselt päevakorras, on seal juba arvesse võetud, nii et need ei tohiks. Ja peale selle tuulikute vahel saab väga hästi sõita purjekaga, isegi päris suure purjekaga, sest meretuulikud on lihtsalt nii kõrgel, et isegi linnud tavaliselt lendavad, need tavaliselt kaldale läheval olevad linnud lendavad tuulikulabade alt, nad ei sega ja sa lihtsalt sõidad sellest mööda. Ma olen ise sõitnud tuulikul niimoodi alt mööda sellise lõbulaevaga. Okei, lähme edasi. Roheline elekter, sellest juba rääkisin, et Eestisse tahaks tulla palju ettevõtteid, kes tahaks siin toota midagi ja neid on siis umbes 75%, nad tahaksid tarbida kui see, mida Eesti juba praegu aastaselt tarbib. Kindlasti tuleb sellega kaasa palju töökohti ja muud kaasnevad hüve, et töökohtade täpselt arvust räägin natukene veel. Ja see on see koht, kus ma tahaks öelda, et see on Saaremaa võimalus, see on Kuressaare võimalus. Teist võib saada kogu selle regiooni selline teadmiste ja arengukeskus, et kõik need inimesed tulevad Saaremaale, need töökohad tekivad Saaremaale, kogu see teadus, innovatsioon, et see kõik tekib Saaremaale. Lisaks see, et siin on rohelist elektrit, ehk siis siin saab muud tööstust ja elu selle võrra edasi elada. Ja siin ma tõin ühe pildi, kus näidatakse, et kui palju siis tuleb erinevaid hüvesid sellesse kogukonda. Lisaks sellele, et see on taastuv elekter, ehk see, et see hoiab meie keskkonda kõige paremal viisil. Ja seal on väikene graafik lihtsalt näidatud, et kui palju on praegu töökohti miljonites, see on üle maailma, siis taastuvenergia valdkonnas. Kollane on päike ja siis ma arvan, et helelilla on tuuleenergia.
Ja nüüd ma läheks natukene edasi töökohtade juurde, et meil on koostöö erinevate koolidega, Kuressaare ametikooliga, Pärnu Kutsehariduskeskuse, Kuressaare kolledži ja TalTechiga, et hakata siis õpetama Eestis neid inimesi, kes saaksid olla need, kes seal esimeses videos olid. Et praegu seda meil kuskil ei õpetata, valmistame seda ette, aga et aru saada, kui palju neid töökohti tuleb, siis 1 gigavatt tuult, see on siis üks suur meretuulepark, loob kogu elutsükli jooksul 1133 töökohta ja milles siis 680 on otsesed töökohad. Ja tavaliselt öeldakse, et see aeg, kui seda tuuleparki ehitatakse, et see on nagu rändtsirkus. See ettevõte tuleb siia, neil on hästi palju inimesi, spetsialiste, insenere, võtavad terve linna üle, ehitavad seda võib-olla aasta, poolteist ja siis nad lähevad ära, aga alles jäävad siia regiooni hooldustöökohad. Ja üks selline merepark toob 150 hooldustöökohta. Ehk nendest 100 on hooldustehnikud ja 50, kes on seal juures. Ja siis, vabandust, mu aeg hakkab läbi saama. Ja siis kõige vahvamad töökohad ongi sellised hooldustehnikud ja üks asi, mida mina tahan tõenäoliselt ära õppida, on see, kuidas on handtech. Handtech on see mees, või naine, kes läheb paadiga välja, tema ise tuuliku peale ei lähe, tema hoiab kätt sõna otseses mõttes. Ja siis, kui on tarvis nagu astuda sinna tuuliku peale paadist, siis ta ütleb, et 1, 2, 3, go, ja siis see inimene läheb ja pärast võtab need vastu. Ma arvan, et see on täpselt see töö, mida ma võiks oma tulevikus teha. Ja siin on siis näidatud see elukaar, et millised töökohad on selles regioonis hiljem olemas. Ehk siis selleks, et katta Eesti vajadus, oleks meil tarvis vähemalt 3 meretuuleparki, mis tähendab 450 töökohta, otsest hooldusega seotud töökohta. See on lihtsalt märk sellest, et need on väga hästi tasustatud tööd, et kui te vaatate seda ringi, siis kogu tuule väärtusest 1/3 luuakse Saksamaal, aga töötajaid on neil märkimisväärselt vähem kui Hiinas, ehk siis Hiinas on väga palju inimesi, väga palju töökohti, aga väga suur väärtus, ehk siis rahaline väärtus luuakse Saksamaal. Ja need Saksamaa siis need töökohad määravad ka Eesti enamasti tuuleenergia hinna või sellest töökohtade hinna, ehk siis kogu regioon on ühtne ja me ei pea mõtlema, et meil ei maksta selle töö eest vähem kui Saksamaal. Siin on märge sellest, et see hind siis võrreldus tuule, päikese, maismaa, meretuulega on jätkuvalt kõige soodsam. See on siis oma hind, installeerimishind ja nii edasi, aga kõik need on ajas olnud kahanevad. Ja see on maismaa, et miks me maismaale minna ei saa. Maismaale ei saa me sellepärast minna, et kui te vaatate kogu seda kaarti, siis need alad, kus saaks maismaale tuulikuid panna, on märgitud ruhelisega. Ma igaks juhuks näitan, muidu te ei näe. Siin on üks jupp, kuhu saaks minna täna tuulikuid panema. Et meil lihtsalt on nii palju head loodust, meil on linnud, meil on taimed, meil on inimesed, ehk siis väga keeruline on maismaale minna. Maismaale läheme kindlasti ka, aga nii on. Ja kui me hüppan korraks merele, siis merel on meil 3 esimese laine projekti. See, siis siin 2. Ehk siis 3 projekti, kes ütlevad, et nad tahaksid olla aastaks 2028, 29, 30 valmis. Ma siin ei peatu, ma lihtsalt tahtsin teile näidata, et kui suured need tuulikud on, et te näete siin taga on Eiffeli torn ja siis Vabaduse sammas, et kui kõrgele need tuulikud siis täna ulatuvad. Ja see on see, kuidas neid tuuleparke rajatakse, et see on see laev, millega rajatakse, sellel on 4 jalga, ta läheb vette, lükkab ennast üles jalgade peale, tekib platvorm. Ja need 2 tükki on need hoolduslaevad, millega tuulikuid igapäevaselt hooldatakse. See on tuuliku sisemus, üsna sarnane nagu sellele, millega vanasti vilja jahvatati. Ja siia ma tahaksin küll
ma saan aru, mul on 2 minutit üle aja, ma võtan ühe selle minuti ja ma tahan rääkida sellest, et miks meil seda veel vaja on sellepärast, et vähe sellest me peame oma elektri tegema roheliseks, me peame ka oma transpordi tegema roheliseks. Ja mind müüs see hetk, kui ma olin Hollandis, me olime äridelegatsiooniga, me olime väga väsinud, see oli vist 2. või 3. päev ja meid viidi Hollandi ühte väikse bussiparki ja me olime tõesti juba väsinud. Ja siis tekkis mul kognitiivne dissonants, ehk see, mida ma nägin ja tundsin ja ma mõtlesin, läinud omavahel kokku. Seal oli bussipark, suured bussid, nagu meil on sellised Tallinnas ruhalised bussid. Nad ei teinud häält ja seal ei olnud lõhna. Ehk siis sa kuulsid, kuidas oli õhtune novembri õhtu, sa kuulsid, kuidas puulehed krabisid asfaldi peal ja ühel hetkel see tüüp, kes meid seal juhendas, ütles, et astu eest ära, sest buss oli su taga. Kujutage ette, et see suur linnaliini buss on sust umbes nagu meetri kaugusel taga. Et nad on lihtsalt nii vaiksed. Ja need bussid sõitsid seal kõik siis kas taastuv elektriga või taastuvast elektrist tehtud vesinikuga. Ja siis on meil natukene muret veel sellega, et kuidas me selle kõik kaablitesse lükkame ja Eestis ära viime, aga sellega ma lõpetan, sest ma olen 3 minutit üle aja. Aitäh! Kas on kellelgi küsimusi saalis? Veel, ma vaatan, et kui kellelgi on küsimusi Terjele, siis veebis saaks selle kohe siia chati kirjutada ja me saaksime seda vaadata ja vastata. Sellega oli nii, et see oli kas nii segane, et ei saanud mitte midagi aru, või see oli nii selge, et te saite kõik aru, aga võtame ühe küsimuse. Tüübid märkasin 5:30 üles, et siia tulla. Mul on tegelikult, ma küsin ise, et seoses selle eilse keskkonnamõjude hindamise avaliku aruteluga oli juttu ka sellest, et kõigile need tuulikud ei meeldi või kõik ei taha neid tuulikuid, et kuidas see nagu nendes välisriikides on, kus te olete käinud, et kuidas see vastuseis või poolehoid nagu just tuuleenergiale on? Tavaliselt inimesed saavad aru, et neil on elektrit vaja ja kuna neid tuulikuid on läbi aja nii palju ehitatud, siis kuskil Hollandis või nad ei tule Saksamaal tule selle pealegi, et sellest probleemi teha, sest tuulikud on lihtsalt nagu nii kaua olnud juba elukeskkonna osa. Ma arvan, meil läheb samamoodi, et nüüd tulevad uued tuulepargid ja paarkümmend aastat edasi keegi ei küsi enam. Aga lihtsalt meil oli selline pikk 10-aastane paus, kus uusi tuulikud ei tulnud ja tekkis kuidagi tunne, et saab ilma hakkama. Aitäh! Ja kuna meil aeg on otsas ja küsimusi rohkem ei ole, siis täname Terjet. Võime siin plaksuda ka saalis. Ja siis meil on väike tänumene ka. Meil on tuulikupildiga kott ja siis siin veel midagi sees ja aitäh tulemast ja siis järgmine ettekandja on meil üle veebi Eliis ja ma arvan, et Eliis on juba valmis ja saab siis oma esitlusega alustada. Tere päevast kõikidele! Ma loodan, et ma kuulen, et mind on kuulda. Natuke kajab, aga ma arvan, et ma saan hakkama. Et mina ühendun teiega täna siis Tallinnast, kus ma põhiliselt ka resideerun ja töötan Tallinna Tehnikaülikoolis õppejõuna ja nüüd viimasel sügisel ka doktorant nooremteadurina ja lisaks tegutsen toitumisnõustajana, nii et minu huvialad ja teadmised on kokku tulnud jätkusuutliku tarbijakäitumise, eriti jätkusuutliku toitumise lõikesse ja sellest ma üritangi teile täna siin poole tunni jooksul rääkida, sest ühest küljest me kõik oleme tarbijad, teeme neid valikuid iga päev või mis mõjutavad keskkonda, aga teisest küljest on teie hulgas kindlasti kõik tulevased ettevõtjad või ka praegused ettevõtjad, kellest sõltub siis pakkumise pool ehk et kuidas inimesed saaksid teha oma igapäevaelus paremaid keskkonnasõbralikumaid otsuseid. Ja ma jagan teiega ka siis oma slaide, mis ma olen ette valmistanud.
ja loodetavasti suudan ma ära mahutada kõik ilusti poole tunni sisse, sest tavaliselt need teemad on oluliselt mahukamad ja pikemad ja ma räägin nendest tunde, aga täna siis natukene lühemalt. Nii, aga et miks ma sellest räägin, ma natuke ennast tutvustasin ka, aga minu valdkond ongi siis põhimõtteliselt jätkusuutlik tarbijakäitumine ja jätkusuutlik toitumine. Ma ise ka praktiseerin seda ja olen käinud ka teie juures õpetamas siis kokkasid, kuidas ja miks me peaksime kestlikku toitu valmistama ja mis see õieti on, sest et teadlikkus sellest inimestel on tegelikult väga-väga madal. Miks me sellest teemast räägime? Väga lihtne, ise olete kindlasti ka märganud, Saaremaa on saanud sellel aastal minu meelest ka kõige rohkem pihta nii-öelda looduslike muutustega, et kui te meenutate seda suvist rahetormi näiteks, et me näeme selliseid suuri muutusi kliimas, mida me varem ei ole märganud, et nüüd viimane september oli meil kõige soojem september ajaloos peaaegu, et selliseid anomaaliaid ilmas me näeme ja üleüldiselt temperatuur on siis päris palju tõusnud, neid äärmuslikke temperatuure me näeme Euroopas palju. Erinevad siis kuumalaineid, eks ju, põuad, põlengud, kõrbestumine, põud oli meil endal, kevadel ei saanud külvata ja nii edasi, et see hakkab mõjutama toidusüsteemi. Mul on siin tegelikult hästi pikk nimekiri erinevaid anomaaliaid ja suuri probleeme, mis on tingitud sellest, kuidas siis me inimkonnana tarbime. Ja võib-olla kõige rohkem peaksime muretsema siis tegelikult mandri ja sulamise pärast ja ka igiketsa sulamise pärast, sest et need protsessid on üsna pöördumatud ja mõjutavad nii sotsiaalset kui majanduslikku keskkonda. Ehk et kui piirkonnad muutuvad elamiskõlbmatuteks, siis me kindlasti saame nägema rahvaste liikumist ja sellega seoses tekivad siis ka majanduslikud probleemid. Ja liigirikkuse kadu elukohtade hävimise tõttu on kindlasti ka hästi suur probleem, mida ei ole kunagi võimalik enam tagasi pöörata. Kui liigid on välja surnud, siis me neid sellisel kujul enam kunagi tagasi ei saa. Et neid probleeme on palju, keskkonnaprobleemid on hästi tihedalt seotud sotsiaalmajanduslike probleemidega ja et mõjutades ühte, mõjutame me teist ja tegelikult me peaksime siis tegema seda positiivses suunas, mitte niivõrd negatiivses suunas, et praegu paistab, et vähemalt keskkonnaprobleemid mõjutavad ühiskonda ja majandust rohkem negatiivses suunas. Aga jah, ütleme, et miks ma rääkisin või mainisin temperatuuride tõusu ja kõige rohkem võib-olla peaksime selle pärast muretsema on seetõttu, et kui kogu mandrijää ära sulaks, siis tõuseks merevee tase umbes 70 meetrit. Ja Saaremaa jällegi on üks nendest piirkondadest, mis kindlasti saab väga tugevalt sellest mõjutatud. Et üleüldse Eesti keskmine kõrgus, eks võib-olla mäletate, on 50 meetrit ja rannikualadel loomulikult on see oluliselt vähem, nii et ka väike merevee taseme tõus tegelikult mõjutab rannikualasid väga-väga tugevalt. Gröönimaa sulamisel siis ennustatakse 6 meetri veetaseme tõusu ja muidugi kui Antarktika sulab, siis on asjad veel halvemad, eriti Ida-Antarktika jääkilp, et siis sellisel juhul Eestil eriti palju lootust ei ole. Aga et mitte jääda siia probleemidesse kinni, siis jah, meeldetuletuseks probleemid on, me peaksime kindlasti nendega tegelema, aga millised on lahendused ja kuidas inimkond on sellele reageerinud, et siis vaatame korra seda ka. Me teame seda, et fossiilsete kütuste põletamine ja kasvuhoonegaaside õhku paiskamine on inimtekkeline ja et see mõju siis on olemas. Me teame seda juba rohkem kui 100 aastat. Me oleme siin viimase 50 aasta jooksul teadlaste informatsiooni põhjal teinud erinevaid ühiskondlikke kokkuleppeid, sealhulgas siis Kyoto protokoll ja näiteks Pariisi kokkulepe, mille paraku tulemused on olnud pigem kehvapoolsed, et kui te vaatate seda halli joont, siis me ei näe tegelikult, et erinevad teadmised ja erinevad kokkulepped oleksid kasvuhoonegaaside õhku paiskamist vähendanud. Ja siin üks ainuke väike jõnksukene seal
päris graafiku lõpus on tingitud Covidist ja kohe, kui siis nii-öelda Covidi piirangud lõppesid, siis taastus endine emissioonide hulk. Et me oleme üsna sellisel kehval teel ja näha on, et ühiskondlikud kokkulepped ei ole eriti tulemusi andnud, et me peaksime tegutsema võib-olla natukene kiiremini teistmoodi, et siis seda jääsulamist rohkem pidurdada. Aga miks me sellest räägime, miks mina sellest räägin tarbijakäitumise eksperdina, on see, et me inimkonnana tarbime siis palju rohkem, kui planeet suudaks taluda, on selline mõiste nagu ületarbimise päev, mis tähistab seda päeva aastas, kus inimkond on ära tarvitanud kogu selleks aastaks ette nähtud planeedi looduslikud ressursid. Ja me teame seda, et seda siis on aastate lõikesse tulnud kogu aeg varasemaks. Et kunagi 70ndate alguses, kui seda hakati arvutama lõpus, aga tänaseks me oleme jõudnud siis nii kaugele, et 2023. aastal oli see päev 2. augustil ja kõik ressursid, mis siis kasutati pärast 2. augusti, oli võetud võlgu tulevaste põlvkondade arvelt. Et me kasutame keskmiselt selline inimkonnana 1,7 maakera aastas. Ja hästi suur probleem on see, et meie Eestis kasutame sellest veelgi rohkem. Meie ületarbimise päev on juba 2 aastat järjest olnud 14. märtsil. Et tõepoolest esimese 3 kuuga oleme me ära kasutanud kõik aastaks ette nähtud looduslikud ressursid ja meist rohkem tarbivad üksikud riigid. Et see on päris halb edetabel, mille tippus olla. Meie suure jalajälje põhjused võite te korra mõelda. Mul on hea meel, et ma olen pärast energeetikat rääkimas, sest et üheks olulisemaks meie suure jalajälje põhjustajaks on see, kuidas meile tekib energia ja soojus, aga teiseks väga oluliseks põhjustajaks on see, mida me iga päev sööme ja mida me teistele süüa anname, et kui me oleme sellises positsioonis. Ja toitumisnõustaja aspektist näitan teile ka seda, et mida siis soovitatakse Tervise Arengu Instituudi poolt ühel inimesel nädala jooksul süüa. See on sellel vasakpoolsel pildil ja see, mida me päriselt sööme, on kujutatud paremal pildil. Ja kui te vaatate, siis väga kiiresti on näha, et need kliimasõbralikud toiduained, mis on siin püramiidi all osas, mida me peaksime sööma kõige rohkem, neid me sööme reaalselt väga vähe. Me sööme palju neid toiduaineid, mis on püramiidi tipus, mida me peaksime sööma vähem, mis ei ole nii tervislikud ja mis on keskkonnavaenulikumad, ehk et piima- ja lihatooted, karastusjoogid, maiustused. Neid me sööme väga-väga palju ja siis arvutuslikult eestlased söövad umbes 4 korda rohkem liha, kui oleks toitumissoovituste järgi soovituslik. Aga me teame ka seda, et toitumissoovitused ei ole täna väga keskkonnasõbralikud, et loodetavasti uued toitumissoovitused on keskkonnale rohkem tähelepanu pööranud. Ja veel ühed arvud näitan teile, et millest siis see meie eestlaste suur jalajälg tuleb, et ühest küljest me saame rääkida kliimajalajäljest, mis mõõdab kasvuhoonegaaside hulka, teisest küljest siis jalajäljest, ökoloogilisest jalajäljest, mis vaatab ka veekasutust, maakasutust ja teisi maakera ressursse. Et meie suur jalajälg on siis peamiselt seotud meie elukoha elektri ja küttega, millest natuke siis eelmises ettekandes ka oli juttu, aga teiseks hästi suureks mõjuriks on see meie toidulaud. Ja seetõttu ütleme nii, et energeetika ja kütte osas inimeste teadlikkus on täna juba üpris suur, meie meedia räägib sellest, aga millest me vähe kuuleme, on toidukeskkonna mõju. Ja see on see põhjus, miks mul on hea meel olla täna siin teie ees ja sellest rääkida, sest et neid valikuid me saame päriselt iga päev ise teha ja teemegi. Ja nende mõju on üllatavalt suur, et ma olen oma tudengitega Tehnikaülikoolis arvutanud oma toidu jalajälge, et seda te saate kõik ise ka teha ja ma arvan, et te võiksite vaadata Maailma Looduse Fondi kodulehel seda kalkulaatorit, mis vastavalt teie dieedile siis näitab, kui palju te 1/3 looduslikku ressurssi kasutate ja kuidas te saaksite siis oma toitumist natuke nihutada sinna keskkonnasõbralikuma poole, et seal on sellised toredad liigutatavad ribad, kus te saate ühe või teise toidugrupi hulka nädala menüüs siis mõjutada. Ja kõige lihtsam viis seda teha loomulikult ja võib-olla ka ainuke viis on see, et tuleks piirata siis loomset päritolu toitude tarbimist. Ja veel, mis on oluline, et võite välja arvutada ka oma üleüldise keskkonna jalajälje, nii siis kliimajalajälje kui ka
ökoloogilise jalajälje, et see parempoolne pilt on siis ühest sellisest vahendist, millest ilmselt teile ka räägib järgmine esineja, aga mõlemad annavad teile päris hea pildi sellest, et kus siis üksikisiku keskkonnamõju pärineb. Kui ma oma tudengitega seda arvutan, siis väga-väga sageli, et valdavalt on kõige suuremaks mõjuriks toit, siis kõige suurem kategooria. Kui elada suurel pinnal väheste inimestega, siis võib selleks olla ka eluase, aga enamasti on see seotud siis meie toitumisharjumustega. Ja veelgi natuke, et rõhutada seda olulisust ja veel kord tuua välja, et mul on väga hea meel, et te olete mind kutsunud, et me räägime toidu keskkonnamõjust lihtsalt liiga vähe. Meil räägitakse palju jäätmekäitlusest, räägitakse sellest, et peaksime panema prügi õigeste kasti, mis on ka olulised, aga need on vähe mõjusad tegevused. Et seda on uuritud erinevates riikides, et mis inimesed arvavad, et on mõjusad tegevused, et oma jalajälge ja kliimamõju vähendada ja klassikaliselt vastatakse prügi sorteerimine, sest et see on see, mille kohta me kõige rohkem infot saame. Väga vähe räägitakse piima- ja lihatoodete tarbimise vähendamisest, et inimesed lihtsalt ei tea, et see on mõjus meede. Ja seesama uuring toob ka välja, et tegelikult peaks inimesed pöörama ja peaks ka meediat pöörama rohkem tähelepanu sellele, et mis on mõjusad tegevused ja need on oma lendamise vähendamine, mitte isegi nii-öelda lokaalse transpordi, vaid just nimelt lendamise ja siis oma toitumise puhul loomsete toiduainete koguse vähendamine. Ja Eestil on siis selline ambitsioonikas eesmärk või õigemini me oleme mõnes mõttes sunnitud neid eesmärke täitma ehk 2050. aastaks saavutada kliimaneutraalsus nii Eestis kui Euroopas. Ja organisatsioonidel võib olla siis oma isiklik kliimaeesmärk. Tallinna Tehnikaülikool näiteks soovib olla kliimaneutraalne 2035. aastaks, nii et neid eesmärke on ettevõtetel erinevaid, aga kindlasti on üheks oluliseks komponendiks jalajälje vähendamisel see, kuidas me toidame oma inimesi nii siis riigina kui organisatsioonina. Ja põllumajandus on siis Eestis teine suurim kasvuhoonegaaside allikas ja toodab siis erinevaid kasvuhoonegaase, millest süsihappegaas on tegelikult üks vähem nii-öelda mõjus või vähem ohtlik, et me räägime rohkem siin tegelikult metaani tootmisest ja metaani siis toodavad meile sellised loomad nagu mäletsajad, kelle seedesüsteem on võimeline lagundama tselluloosi ja siis selles protsessis tekib siis oluliselt tugevamat kasvuhoonegaasi süsihappegaasist metaani, mis on siis umbes 30 korda nii tugev kui süsihappegaas. Ja diilämmastikoksiid samuti, mis on siis veelgi tugevam kasvuhoonegaas, aga selle hulk on natukene väiksem. Ja toidu keskkonnamõju on siis ühelt küljest küll seotud kasvuhoonegaasidega, aga teisest küljest kindlasti hästi palju liigirikkuse vähenemisega ja liikide väljasuremisega, sest põllumajandus kasutab sisuliselt 50% kogu maakera kasutuskõlbulikust maast ja suurem osa sellest kasutatakse loomasööda kasvatamiseks, mitte siis inimestele toidu kasvatamiseks. Ja 80% metsaraiest on umbes seotud toiduainetööstusega ja kasutab väga palju magevett. Lisaks siis on seotud maade vaesumise ja kõrbestumisega ja neid mõjusid on väga-väga palju erinevatest aspektidest vaadates. Panen ühe kõneka pildi siia ka juurde, ehk et umbes siis selline 1/4 mõnede arvutuste kohaselt koguni 1/3 kõikidest kasvuhoonegaasidest on seotud toidu tootmisega. Ja ehk selline illustratiivne on siin ka see eelviimane imetajate biomass, et kui me sageli räägime metsloomadest ja liigirikkuse kaost, et me peaksime metsloomi nii-öelda kaitsma, et siis reaalselt neid samu metsloomi, keda me kaitsma peame, on looduses järel umbes 4% imetajate biomassist kokku, ülejäänud kõik loomad on põhimõtteliselt inimesed ja nende kariloomad. Ja need on üksikud liigid siis, kes maakera asustavad, et liigirikkusest on siin võib-olla isegi natuke kummaline rääkida selle andmestiku baasilt. Ja näitan teile ka siis sellist graafikut, kus on kuvatud erinevad toiduained ja nende kliimamõju tarneahela erinevates etappides, sest et üks teema, mida meie inimesed hästi teavad või millest nad palju mõtlevad, on kohalik toit ja ma usun, et teie hulgas on ka palju neid inimesi, kes arvavad, et kindlasti tuleks süüa kohalikku toitu.
Kohalik toit on kahtlemata oluline, aga ta on oluline ainult siis, kui me räägime hooajalisest kaubast. Ja miks see nii on sellepärast, et transpordi osa toidu keskkonnamõjus on tegelikult väga-väga väike. Et toidu kasvatamine iseenesest on pikk protsess ja erinevate toiduainete puhul on seal neid etappe, kus erinevad keskkonnamõjud tekivad hästi palju. Ja kui ma ütlesin, et transport on oluline ainult siis hooajaliste kaupade puhul, siis ma pean siia lisama, et on oluline ka ainult siis taimsete toiduainete puhul, sest et loomsete puhul vaadake kohe, et kõige keskkonnavaenulikumaks toiduaineks siis kasvuhoonegaase arvesse võttes on veiseliha. Ja kui ta on küll pisik pilt, aga natuke võib-olla suudab siit näha, et kus kohas on siis see transpordi osa, et see on see punane pisike kriipsukene siin päris lõpus. Ja ta moodustab siis umbes 1% kogu veiseliha kliimamõjust ja kõik ülejäänud tegelikult on seotud sellega, kuidas seda kasvatatakse, et selle looma elamine, hingamine, gaaside tootmine, tema sööda kasvatamine, kõik see moodustab suurema osa sellest keskkonnamõjust. Esimesed 4 on kõik seotud mäletsejatega ehk et need loomad, kes toodavad metaani, on keskkonnavaenulikumad. Ja üleüldse see esimene ülemine pool, et on siin peamiselt loomset päritolu toiduained. Kui soovida vähendada oma toidust tulenevat kasvuhoonegaaside hulka, siis esimene kõige suurem samm oleks veiselihast loobumine. Ja siin on järgmised on kits ja lammas, keda meil üldiselt väga palju ei sööda, aga siis on juust ehk juust tuleb ka veistelt. Ta on kontsentreeritud piim põhimõtteliselt ja seetõttu on ka juustul hästi suur keskkonnamõju. Aga veiseliha järel tuleb sealiha, siis tuleb kanaliha, siis tuleb kala. Et sellises järjestuses nad umbes vähenevad ja kõige väiksema mõjuga on loomulikult taimsed valguallikad, näiteks kaunviljad või siis ka mõned tooted, mis on näiteks kaunviljadest või teistest taimsetest produktidest valmistatud. Ja siin sellel pildil on näha ka pakend näiteks. Siin on see hall kriipsuke on siis pakendi keskkonnamõju. Ja jällegi, kui me näeme näiteks meedia vahendusel praegu, kuidas lihatootjad vähendavad oma plastikpakendi hulka, siis see tundub natuke kummaline, sest et pakendi osa on veel väiksem kui transpordi osa. Et jah, ta teeb küll selle pakendist tulevat keskkonnamõju veelgi väiksemaks, aga see olulisem on see, mis on seal pakendi sees. Ja see pakendi sees olev toode on see, millest see päris keskkonnamõju tekib. Nii panin võrdluseks ka erinevad dieedid, et loomulikult on näha, et kui loobuda lihast piimatoodetest üldse, siis on võimalik oma jalajälge väga-väga palju vähendada. Aga see juba, kui vähendada lihatarbimist või loobuda piimatoodetest, siis need mõjud on ikkagi juba märgatavad, et tasub sellele mõelda, et kuidas vähendada siis nende toodete tarbimist oma dieedis. Ja siin on hea välja tuua ka see, et tegelikult see on lisaks sellele, et ta on tervislik planeedil, on ta tervislik ka meile, sest et töödeldud liha ja punane liha on samas kantserogeenide nimekirjas, kus erinevad teised kantserogeenid, näiteks suitsetamine, töödeldud liha on samas kategoorias, seda põhjustab soolevähki. Nii, ja siin parempoolsel pildil te näete siis niisugust taldriku mudelit, mis on Eat Lanceti teadlaste poolt kokku pandud tervisliku toitumise taldrik. Ja see taldrik on siis tervislik nii inimesele kui planeedile. Ja samuti sarnaselt Eesti toitumispüramiidile on siin näha siis nii-öelda loomsete ja taimsete produktide esitus ja sinisena on kuvatud siis piimatooted ja punasena on kuvatud loomset päritolu proteiinid ehk põhimõtteliselt liha. Ja kui te vaatate, palju neid siin on, siis neid on siin väga vähe ja see on ka maksimaalne kogus, millega me suudaksime veel täita Pariisi kokkuleppe eesmärke. Et seda tasub silmas pidada oma igapäevaseid valikuid tehes. Ja teie hulgas on kindlasti ka neid, kes teistele süüa pakuvad, nii et oma toitlustuse planeerimisel peaks seda ka kindlasti silmas pidama. Jah, siin on nüüd see info, mis ma rääkisin kantserogeensuse kohta, et esimese grupi kantserogeenid on siis töödeldud lihatooted ja tõenäoliselt põhjustavad vähki imetajate lihast valmistatud road.
ehk et siis kõik veiseliha, lambaliha ja sealiha tooted üleüldiselt, et isegi kui nad ei ole töödeldud. Ja see seos on siis soolavähi tekkega. Ja ka WHO ütleb, et tervisliku toitumise alustaladeks on taimsed toidugrupid ehk köögiviljad, puuviljad, kaunviljad, pähklid ja täisteraviljad. Ja peaksime pöörama siis tähelepanu sellele, et kui palju me tarbime suhkruid, neid võiks olla siis lisatud suhkruid minimaalselt ja ka peaksime oluliselt vähendama oma rasvade tarbimist, eriti küllastunud rasvhapete ja transrasvhapete. Ja näitan teile ka Harvardi meditsiinikooli tervisliku toitumise taldrikut, mis on vägagi eesrindlik selles osas, et nemad on juba arvesse võtnud, et töödeldud liha on kantserogeen ja on seetõttu siis toonud ka selle oma taldrikus välja ja üleüldse nii-öelda see proteiini neljandik on toodud, et võiks valida siis kas kala või kanaliha ja taimsete valguallikate vahel ja peaks siis limiteerima, tegelikult võib-olla isegi loobuma punasest ja töödeldud lihast. Et see on juba tegelikult aastaid avalik informatsioon Harvardi meditsiinikooli poolt, aga jällegi saanud võib-olla natuke liiga vähe kajastust. Ja siis veel näitan teile, milline siis võiks olla maailma kõige tervislikum dieet meile läbi valgusfoorisüsteemi tuttava pildi. Et need toiduained, mis on siis punasega, need on need, mida me justkui ei peakski tarbima. Ja need on siis siin erinevad lihatooted, piimatooted, õlid, lisatud õlid eriti ja siis õlis küpsetatud tooted. Ja rohelised on need, mis on meil hästi tervislikud ja mis on ka planeedile tervislikud, ehk siis puu- ja köögiviljad, teraviljad ja kaunviljad. Kollase tulega on justkui tervislikud toiduained, aga mille tarbimist tuleks piirata, sest et nad on energiarikkad ja me teame, et iga teine Eesti inimene on ülekaaluline, iga kolmas laps on ülekaaluline, et liigset toiduenergiat meil saada vaja ei ole. Ja pähklites, kuivatatud puuviljades, avokaados näiteks ja puuviljamahlades on tegelikult väga palju energiat, mida ja meil on vähe neid asju süüa, tihti keeruline, et me sööme neid üsna palju, siis nende hulka võiks piirata, sest me lihtsalt vastasel korral võime saada natuke liiga palju toiduenergiat ja me ei suuda seda ära kulutada, mis siis lõpuks tallatub meil rasvana ja põhjustab meil erinevaid terviseprobleeme. Aga jah, et miks siis me peaksime sööma vähem neid toiduaineid, mis on keskkonnavaenulikud ja sageli siis loomset päritolu on erinevate uuringute baasil tehtud sellised pildid, mida võite ka leida veebist. Saan teile hiljem ka jagada neid samu pilte, aga et me peaksime vähem tarbima siis töödeldud liha, punast liha, linnuliha, kalaliha, loomseid piimatooteid, munasid, küllastunud rasva ja nii edasi, sest et nende suur tarbimine põhjustab suuremat haiguste riski ja mida vähem me neid tarbime, seda siis vähem on teatud haigustesse oht haigestuda. Ja peaksime tarbima siis rohkem taimset päritolu toiduained, sest nende suurem tarbimine vähendab erinevatesse haigustesse haigestumise riski. Et keda see teema rohkem huvitab ja kellel oleks vaja rohkem just selle konkreetselt toidu kompositsiooni osas informatsiooni, siis ma hea meelega saan teile jagada ka selliseid salvestatud ettekandeid, kus siis ma räägin konkreetselt, kuidas peaks seda toitu oma taldrikus üles ehitama, milliseid toiduaineid sinna lisama, et ta oleks täisväärtuslik ja annaks meile need tervisekasud, mida siin sellel viimasel pildil näha on. Ja meil on täna tegelikult tehtud keskkonnasõbralik toitumine hästi lihtsaks, et ei pea õppima ära täiesti uuel viisil toitu valmistama, et me võime samamoodi põhimõtteliselt edasi süüa, asendades lihtsalt ühed toiduained teistega, et kui me oleme harjunud kohvi peale piima panema, siis selle jaoks on olemas väga head alternatiivid, samamoodi nagu koortele, isegi juustud, et iseasi, kas nad näiteks need samad kõrgelt töödetud taimsed toidud on väga tervislikud, eks ju, et iga sellise toiduaine puhul võiks mõelda, et äkki seal on veelgi tervislikum alternatiiv olemas, et võib-olla paneme sinna võileiva peale hoopis hummust, mis on kahtlemata väga-väga tervislik. Aga meil on tehtud lihtsaks erinevate taimset päritolu, bifide, vorstide, majoneeside, jogurtide kättesaamine poes, et igas suuremas poes täna on vähemalt mingisugune valik olemas.
Aga loomulikult kõige tervislikum oleks süüa võimalikult vähe töödeldud taimseid toiduaineid, mis siis tähendabki puuvilju ja marju, köögivilju ja kaunvilju, erinevaid teravilju, sealhulgas pseudoteravilju, mis on siis näiteks quinoa, ka tatar, et neid siis võiks oma toidulauale rohkem tuua, samuti pähkleid ja seemneid ja seeni ja vetikaid, mis on ka siis loetakse sellise tervisliku toidulaua osaks. Ja lõpetuseks ma olen päris hästi ajas, et kes tahab rohkem siis taimse toitumise ja keskkonnamõjude kohta teada, et siis mul on siin üks nimekiri selliseid dokumentaalfilme, mis võib-olla toovad teieni mingisugust uut informatsiooni ja panevad natuke kaasa mõtlema, aga neid allikaid on tegelikult loomulikult veelgi rohkem. Aga suutsingi poole tunni sisse ära mahutada, nii et mina omalt poolt soovin teile vastutustundlikke valikuid tarbijatena, aga need, kes siis pakuvad süüa teistele, et viiksite ennast vähemalt kurssi sellega, et milline on keskkonnasõbralik toit ja kuidas seda valmistada maitsvalt ja tervislikult, sest et me näeme, et turul on üha suurenev vajadus selliste kokkade järele, kes oskaksid teha head tervislikku maitsvat ja toitvat taimetoitu. Nii et ma loodan, et kõik kokkad, kes seda täna vaatavad või kuulavad, et vaatavad, ise uurivad natuke juurde, vajadusel küsivad, võite vabalt minu poole pöörduda, ma hea meelega aitan, sest et ma olen ka ise üks neist inimestest, kes käib söömas ja hea meelega tahaksin saada head taimetoitu, siis mitte sellist ühekülgset ja kurba. Et aitäh teile kuulamast, et ma ei tea, kas meil on aega mõneks küsimuseks, et ma hea meelega muidugi vastan ka. Nii, aitäh. Kas on saalis kellelgi küsimusi, saab tõsta käe? Üle vaatan, et pole ka praegu chatis, aga ma ise küsin Liis sinult sellise küsimuse, et kui sa rääkisid siin taimetoidust ja meil tegelikult, ma tean, et saalis on kokad, et too siis näide sellest ühekülgsest taimetoidust ja sellest võib-olla, mida sa ise ootaksid? Seda on hästi lihtne teha, sest et tavaliselt mida meie inimesed on harjunud sööma, kuidas nad toitu valmistavad, on teravili ja köögivili, et need on sellised tavapärased komponendid meie toidulaual ja et mida me harvem näeme on kaunvili, aga kaunvili on see kõige valgurikkam osa siis taimetoidust. Muidugi valku saab ka teistest toidugruppidest, aga just kaunvili on see, mida peaks rohkem oma toitudesse integreerima. Ja kui ma toon näite sellest, et kuidas Tehnikaülikoolis nüüd meil on taimne päevapraad saadaval, mis on siis üks soodsamatest valikutest, et alguses kokk tahtis teha meile põhimõtteliselt kapsahautist lihtsalt ainult kapsast, et siis ta jääb tegelikult ikkagi väheks, et kui sa sööd ainult kartulit ja kapsast, siis ta ei toida sind nii hästi ja väga lihtne oleks sinna lisada näiteks sojahakkist või niisugust hakkmassi, mis on väga valgurikas ja ta tegelikult on üsna sarnane siis sellele hakklihale, mida ta asendab. Et neid alternatiivtooteid on täna päris palju olemas, mis on taimset päritolu, on hästi sarnased, aga seda ei pea tingimata tegema siis nende alternatiividega, lihtsalt lisades kaunvilju oma roogadesse, et see on see võtmekoht, ma ütleksin. Aitäh! Rohkem ma küsimusi ei näe ja tahakski anda siis sõna meie tänasele viimasele ettekandjale, kes on siis Janus Jaskaja, kes räägib müksamisest. Palun. Tervist, on mind hästi kuulda, on mind näha? Kuulda on küll hästi. Nii kohe paneb... Väga kena. Ja on ka näha. Teie lahkel loal teen siis väikse sissejuhatuse ja jagan siis oma slaide praegu. Et palun siis kinnitust, et te näete ilusasti seda slaidi seal. Näeme. Väga kena. Minu teema on siis müksatus keskkonnasõbralikuma käitumise poole ja ma tänan kõiki, kes ennem on tulnud ja Liisi väga hea sissejuhatuse tegemiseks. Näiteks toitumises on üks väga selline tavapärane teema, et tahaks küll paremini toituda, aga ei saa sellega hakkama. Ehk siis, et igasuguste selliste muutuste juures on just
üks niisugune võib-olla kõrvale jääv teema on see, et miks me nende muutustega siis hästi hakkama ei saa ja ma loodan mõnesid ideid teile selles osas anda, et miks see on väljakutse ja ka mida selles osas teha. Või mida sellega siis teha, et sellest väljakutsest ilusasti üle saada. Minu taustast lähemalt, et ma olen täna selle teemaga teie ees ja nende teemadega tegelemas sellepärast, et 2019. aasta kevadel oli minu jaoks selline murdeline hetk, kui ma nägin, et nii lapsed kui noored olid tänaval ja nõudsid kestlikumat viisi, kuidas majandada, kuidas ühiskonnaelu korraldada ja see oli minule kui täiskasvanule selline nagu mitte šokk, aga ütleme nagu positiivne selline mükse mulle, et ma võiks ka proovida kuidagi rohkem panustada täiskasvanuna ja oma teadmistega selle jaoks, et meil oleks kestlikum elu, et meil oleks planeet ka nende samade laste ja noorte jaoks, kes toona tänaval olid. Et võib-olla on mõned teie hulgast ka need, kes seal Toompeal märtsikuus käisid 2019, aga igatahes see on alati hea märk, et kui juba noored on tänaval, siis on midagi valesti ja siis on olemas valmisolek. Ja viisid, kuidas mina tänasel päeval panustan keskkonnateadlikkusse on siis 2, et koos tiimiga olen üks Rohetiigri algatajatest ja Rohetiiger aitab siis kestlikke praktikaid juurutada ettevõtetel ja Teeme ära sihtasutus ehk Let's Do It Foundation alustas 2011 nii-öelda prügi korjamisega ja täna Teeme ära sihtasutus tegeleb süsteemselt siis sellega, et kuidas jõuda maailma, kus jäätmed ei oleks enam teema, et me ei peaks neid igal kevadel koristama, mis on ka oluline ja tore tegevus, aga et kuidas me jõuaksime majandamises ja tegutsemises selleni, et nagu looduses oleks asi ringlev. Ehk siis tegeleme zero waste'i ja ringmajanduse põhimõtetega. Ja lihtsalt ma sooviks nagu natukene saada arusaamist sellest, et kus kohas need inimesed on, kes siin on täna kuulamas seda loengut, et mis on teie enda selline keskkonnaalane teadlikkus, et võite siia nagu Teamsi chati kuidagi anda mingi numbri, et kui palju sest muidugi Eliis tegi praegu väga hea sellise alustöö sellises üleüldises infoväljas, aga teie igapäevases, kuidas te hindate oma keskkonnaalast teadlikkust üldse? Et siis üks on, üldse ei saa midagi aru ja 10 oleks siis super teadlik. Et see on nüüd koht, kus võib julgelt võtta ja vajutada mingit numbrit. Numbrid on, tänased võidunumbrid on 7, 6, 5. See läheb nüüd küll halb valepidi. Kas tuleb veel mingisuguseid? Nii, uuesti üles 7 poole. Ka 7. 4. Väga hea. Nii, ma ei saa öelda, et see oleks nagu väga esinduslik valim siin, aga inimesed on, et te võite tegelikult veel tippida neid sisse, et lähme sellega edasi, siis praegu on nagu näha, et ma loodan, et inimesed, kellel oli huvi selle vastu ja vast ka siis kõrgem teadlikkus on siia jõudnud ja siis on selle võrra nagu lihtsam, et nendest asjadest rääkida. Ma tahtsin alustuseks küsida, et kas keegi teist teab muidu, et millal meil oli esimene kord teaduses või teadusajakirjanduses juttu sellest, et meil võiks olla näiteks süsiniku jalajäljega või siis ütleme siis süsinikdioksiidiga probleem maailmas. Et umbes, kas keegi oskab sõnumisse panna, et millal esimest korda teadlased hakkasid mõtlema, et kui me nii palju fossiilseid kütuseid põletame, et siis sellest võib probleem tekkida? Jah, keegi tähelepanelik juba märkas. No nii,
kui on tähelepanelikud märganud, siis tõepoolest sellest on nüüd üle 110 aasta möödas. Et põhjusmõtteliselt siis, et teadlikkus või õigemini informatsioon on olemas, aga küsimus on siis selles, et alates sellest ajast oleme me hästi jõudsalt liikunud oma tarbimise ja oma käitumisega üle selle, mis meil planeedil tegelikult kestlikult pakkuda on. Et Eliis juba nimetas seda ületarbimise päeva, aga ma mõtlesin, et ma toon veel selliseid toredaid uudiseid ja toon siia välja ka Stockholm Resilience Institute'i poolt loodud sellise planeedi piirikute sihukese pildi ja toon siit välja sellise fakti, et me põhimõtteliselt oleme siis globaalselt ületamas peaaegu kõikides aspektides seda sellist planeedi kestlikkuse piire. Et miks ma seda näitan, on lihtsalt see, et tegelikult inimestena on meil nagu päris selline tõsine olukord, et me oleme nagu liikumas vales suunas, nagu üle tarbimas ressursse, mis ei taastu, aga samas me nagu ei suuda kuidagi ennast takistada, ei suuda kuidagi nagu pidurit panna nendele protsessidele. Küsimus on siis, et mis siis nagu mureks on ja selle jaoks nagu vaataks nagu kapoti alla, et vaataks, mis on see nagu muutuste psühholoogia, et mis siis takistab meil või mis on need väljakutsed, et me siis oma käitumist kestlikumaks ei saa. Et laias laastus, kui me ütleme, et nagu mis on 3 peamist väljakutset kestliku käitumise ees, siis need on, eks ju, teadlikkus, need on mingid majanduslikud, sotsiaalsed tegurid, aga väga oluline on see nagu psühholoogilised ja kognitiivsed tõkked. Ehk siis, et siiamaani on nagu olnud keskkonna mõju ja igast kliimateemad on sellised asjad, mis on ajaloolise pretsedendita, mis on meie jaoks nagu arusaamatud või et me ei hooma neid, mis see siis tähendab ja see mõju ei ole meieni jõudnud. Ütleme viimastel aastatel soojad ilmad on ja Euroopa põlengud on ka seda asja võib-olla meile natukene lähemale toonud, aga see on üks väga oluline aspekt, et me lihtsalt ei suuda nagu mõtestada või ei suuda nagu tunnetada seda probleemi suurust ja seetõttu meil ei ole nagu sisuliselt motivatsiooni midagi teha, sest me ei näe, et asjad oleksid veel piisavalt hullud, kahjuks. Ja see on selles mõttes nagu emblemaatiline näide sellest, et inimene nii tore ja nii homo sapiens ehk mõtlev inimene, kui me ka ei ole, meil on oma sellised tajulised või psühholoogilised väljakutsed. Et need väljakutsed on seotud nii sellega, et mis meil parasjagu üldse nagu meie psühholoogiline ja vaimne seisund on, kas meil on stress, kas meil on kõhttühi, kas meil on nagu, oleme me ennast korralikult välja puhanud või on meil nagu mingis hetkes piisavalt palju infot. Et siin on pilt sellisest nagu psühholoogide kaardistatud meie igasugustest sellistest kognitiivsetest väljakutsetest, et siit on näha, et neid väljakutseid on piisavalt palju, millega tuleb arvestada, et muutust juhtida, motivatsiooni tekitada. Ja üks nagu asi, mis ütleme, et üks psühholoogiline selline mõiste, mis käib just nende keskkonnateemadega kaasas, on nagu selline asi, mida siis kutsutatakse ühisomandi tragöödiaks. Ja see on kokkuvõttes seesama asi, et me ei hooma selle probleemi suurust ja kõikidel on selline tunne, et kui meie siis ühisel karjamaal natukene rohkem karjatame või võtame sellest nagu justkui meie väikse inimese perspektiivis piiramatust hunnikust ressursse, et siis tegelikult ei juhtu ju midagi. Ehk siis, et meil puudub see selline tagasiside, orgaaniline tagasiside loodusest, et midagi on valesti meie käitumisega. Aga kuidas me seda ühisomandi tragöödiat murrame, on siis tegelikult see, et nüüd, kui me vaatame, et
põhimõtteliselt vaikselt Euroopa hakkab põlema ja ka meil siin hakkab asi traagiliseks minema. Siis me peame rohkem suhtlema. Siis me peame nagu selle asja rahulikult ja ilma sellise emotsionaalse virvarita oma diskussiooni võtma ja hakkab rääkima, et kuulge, et sõbrad, mis me nüüd siis teeme selle olukorraga. Ja see viib meid selle toreda sisuteema juurde, mis on need igasugused kas siis müksamine või nügimine ja see on mõistes, mis on osa siis nagu käitumismajanduse või käitumisökonoomikast ja seal on igasugused toredad mõisted nagu valikuarhitektuur ja muud, mis siis on need, mida näiteks täna riik üritab kehtestada selleks, et või pakkuda inimestele selleks, et me kesklikumalt käituksime, et näiteks võiks argumenteerida, et automaks võiks justkui olla ka üks müksamise osa, aga praegusel kujul see nagu väga hästi välja ei kuku. Aga mis see müksamine siis on? Et müksamine on siis sellise keskkonna loomine, kus põhimõtteliselt heade valikute tegemine ja hea tähendab siis mida iganes me nii-öelda sotsiaalselt oleme selleks määranud, oleks lihtsam kui halbade valikute tegemine. Et populaarsed näited siin selleks oleks siis igasugune selline, näiteks see nagu jälle eelmisest esinejast võtta, et millist toitu meile pakutakse. Et kui me menüü sööklas kätte võtame, kas meie taimetoit või selline kestlikum toitumine on meil kohe esimesena väljas ja suurelt või siis see on kuskile sellisesse 6. või 7. rubriiki pressitud. Ja müksamine ei ole see, kui me midagi nagu ära keelame. Et ikkagi oluline on see, et valikuvabadus meil oleks, sest et muidu meil ei ole mõtet demokraatiat ehitada, kui me samal ajal üritame inimesi siis nagu kodudesse sisse keevitada, siis kui me ei taha, et nad välja lähevad. Nii et on hästi oluline, et meie avatud ühiskonnas me arvestaksime seda, et meil on need nii-öelda kognitiivsed väljakutsed ja me jõustame ja nõustame neid inimesi, et nad aru saaks, kuidas oleks parem toimida. Ja mõned sellised väga praktilised näited müksadest on see, kui te olete sõitnud ja vahest näiteks neid liiklusmärke, mis ütlevad, et väga hästi sõitsid või teevad siis nagu kurba nägu siis, kui liiklust ületatakse. Kõige vasakpoolsem näide on midagi, millega noormehed on tualetis vast kokku puutunud, mis on siis mõeldud selleks, et suudaksid noormehed paremini sihtida ja see keskmine on üks näide sellisest nii-öelda liiklusesse joonistatud kolmedimensionaalsest sebrast, mis siis aitab natukene kiirust alla võtta. Ehk siis, et versioon, kus on tehtud sul antud valikuvõimalus, et ei ole pandud lihtsalt näiteks lamavad politseid, mis võib ka nagu olla üks sekkumine, aga on tehtud mingisugune selline nagu antud võimalus sulle. Nii, ja tahaks nagu seda natukene kraadida, et millised on teie enda sellised sammud, mida te nagu sooviks teha või mida te olete kaalunud, et võiks nagu ette võtta selle jaoks, et oma käitumist natuke keskkonnasõbralikumaks muuta. Mis need mõtted või ideed on? Et kui saate sõnumitesse jagada, on üldse kellegil midagi? Ma tean, et selle digitaalsel vahendusel on seda nagu keeruline teha, aga kui keegi näiteks on üldse saalis või jälgijatel olnud mingid mõtteid, et võiks midagi. Ma näen saalis palju entusiastlikke nägusid. Toitumise ülevaatamine. Hüva, selles mõttes ei ole nagu hullu, kui teil on vähem riiete teema, vähem toitu äraviskamine. Kui ma mõtlesin selle esinemise peale, siis ma mõtlesin just näiteks igasuguse nagu selliste parandamiste peale, et
mina mäletan minu isa ja vanaisad olid siuksed nokitsejad ja parandajad ja mina tulen sellisest ajast, kus asjade parandamine oli väga nagu iseenesestmõistetav ja kuidagi me oleme liikunud sinna, kus nagu see parandamine on justkui mingisugune siuke eksklusiivne asi. Et ka üks meie selline raiskamise näide, aga teie tulete ju kohast, kus õpetatakse ka muuhulgas nagu ise asja tegema ja olema nagu nutikamad oma asjadega, et see on üks väga oluline paranduskeskust arendamine, väga hea. Linnaliini. No ma olen ka teadlik sellest, et noorte inimestena on teie võimalused mingisuguseid suuri struktuurseid muutusi ellu viia kindlasti piiratumad kui täiskasvanud inimestel ja täiskasvanud inimestel omakorda on neid muutusi vähem võimalik teha, kui näiteks mingi kohaliku omavalitsuse tasandil ja kohalikus omavalitsuses jälle on neid keerulisem teha kui riiklikul tasandil ja Eesti riigis on kindlasti neid asju jälle keerulisem ette võtta kui Euroopa Liidus või siis kuskil Ameerika Ühendriikides või niimoodi. Aga need muutused hakkavad ju kõik ikkagi ühest inimesest pihta ja ühe inimese motivatsioonist. Et selle jaoks, et põhimõtteliselt seda kestlikku või siis lihtsalt mingisugust muutust siis planeerida on vaja põhimõtteliselt, ma pakun teile sellise viisi, et te olete võimeline ennast selle päeva lõpuks siis ise nagu müksama. Et see võib olla keskkonnakestlik käitumine, aga see ei pruugi, see on ükskõik, mida te suudate teha. Kõigepealt on vaja enda jaoks defineerida siis see, et mis on see asi, mida te muuta soovite, mingisugune eesmärk endale püstitada ja mingisugune ülevaade teha hetkeseisust. Siis teha väike planeerimine, et üldse, et mis ma nagu teha saan. Et millised võimalused mul on, millised vahendid mul käes on. Ja ma olen ise disaini taustaga, et mina alati soovitan nagu katsetada või prototüüpida. Et proovin midagi, mis asi nagu töötaks. Ja siis võtta endale natukene periood, et seda muutust siis katsetada, ennast hinnata selles protsessis ja lõpuks teha väike siuke reflektsioon, et okei, et mis ma sellest nüüd õppisin. Et kas mul õnnestus või ei õnnestunud. Näiteks üks selline teema, mis võib olla juba asjakohane ka teile, ütleme, et see võib olla näiteks kohvi asemel, võiks siin olla selline näide, et joon liiga palju mingisuguseid koolajooke, eks ju. See ei ole võib-olla otseselt keskkonnakestlik, aga näiteks inimlikus perspektiivis liiga palju kohvi on mul. Sean endale eesmärki, et ma joon vähem kohvi. Siis lähen sellele teekonnale ja siis püüan uurida, et okei, et mis mind takistab vähem joomast näiteks, et kas teised minu ümber joovad või on seda koolajooki või kohvi on nii palju igalt pool pakkuda, et mul on hästi lihtne seda kätte saada ja natukene hindan, et mis siin võiks olla minu sellised päästikud. Ja sealt, et mida ma proovida võiksin näiteks ja endale plaani seamine ja siis sekkumise tegemine. Et ma näiteks tõstan selle kohvi ja koolajoogid täitsa kohe ära ja nüüd proovin seda siis ellu viia mingisuguse perioodi vältel. Näiteks nädala võtan endale katsetamiseks. Ja siis uurin, et kuidas see siis on. Proovin näiteks teadlikumalt juua, et 5 tassi asemel võtan 2 või 1 tassi või lihtsalt vähendada ja järgin seda, kuidas see protsess on ja selle joonistuse nagu tulemus on see, et tegelikult ei õnnestu see muutus kohe ja see on väga tüüpiline. Ja siin ongi niisugune uuriv mõtteviis on hästi oluline, et see on okei, kui kohe ei õnnestu. Et siis tuleb vaadata, et mis siin katses mis siin nagu valesti on. Ja siin on niisugune tore jälle eluline näide, mida mina võin endal nagu reflekteerida, on see, et tegelikult kohvi aitab või koolajook aitab üleval olla või on see näiteks mingisugune muu erguti, et võib-olla peaksime vaatama hoopis oma magamisharjumused või oma puhkamisharjumused. Ja siis selle asemel või nagu sinna juurde vaatan, et peaks ka muid asju korraldama, näiteks, et kuidas ma saan varem magama minna, kuidas ma suudan oma selliseid pingesituatsioone paremini haldada. Et see on niisugune nagu viis, mille läbi tehes ükskõik, milline on see muutus, mida te soovite oma elus ellu viia, peaks olema võimalik läbi viia. Ja kui teil on näiteks nüüd konkreetne soov, et mõelda, et okei, et mida näiteks kestlikku
või mida keskkonnakestlikku ma võiksin oma elus muuta, siis mul on teile hea uudis, on pakkuda välja selline tore veebipõhine test ja soovitused. Ja te saate sinna, kui te lähete kas eluviisitest.ee või siis lifestyletest.eu ja moodsate vahenditega on kohe saate need, kes on kuskilt kaugelt vaatavad, saavad QR-koodiga sinna ligi. See küsib teie eluviisi harjumusi 5 aspektis ja jällegi see on võib-olla või see on tugevalt kallutatud täiskasvanute poole, kes haldavad võib-olla oma elamist ja niimoodi, aga siit on võimalik saada väga hea ülevaade sellest, et millest see keskkonnamõju üldse nagu koguneb. Ja siis teha selle põhjal neid valikuid, et võib-olla leiate te siit inspiratsiooni nendest soovitustest pärast, et kõigepealt on siis testi tegemine, seal on umbes 36 küsimust ja siis on soovitused. Et äkki te leiate mingisugust inspiratsiooni, et võtta üks või teine tegevus, et seda proovida. Näiteks proovida suurendada siis taimse toidu hulka ja proovida rohkem taimset toitu integreerida või oma igapäevases toitumises siis katsetada. Ja siis need on niisugused nagu referentsiks, et ma jätan siia ja jagan pärast slaidides ka neid, et kuidas siis aidata enda jaoks defineerida seda väljakutset ja eesmärki paika panna ja samamoodi, kuidas seda plaani teha enda jaoks. Nii et jällegi ma ütlen, et igasugune muutus on samasugune psühholoogiline protsess, mis on igal juhul keeruline. Et meil võivad asjad, mis meil on võib-olla lihtsam muuta keskkonna või muudel tingimustel või vähem lihtsam muuta, aga see protsess, mis meid võiks aidata, on sarnane mõlemal põhjal. Et meil on vaja olla teadlik sellest, mis on selle nii-öelda, mis on probleem on, milline plaan meie eluga sobib, et me katsetaksime mingisuguseid lahendusi ja et me reflekteeriksime. Ja siis selle sama asja juurde tagasi tulles saame me targemaks enda kohta ja saame neid muutusi lihtsamalt ellu viia. Ja siis, kui te olete endale leidnud sellise hea viisi või hea kestliku muutuse eesmärgi, siis ma pakun teile välja veel viimase sellise müksamise abi. Ja see viimane müksamise abi on siis selline mudel, mida siis eesti keeles ankronüümina nimetatakse laasiks. Ja see tuleb siis selleks, et mis iganes te endale muutuseks teete või millise eesmärgi te muutuseks võtate, selle jaoks, et see võimalikult tõhusalt toimiks, peaks see olema teie jaoks lihtsalt rakendatav. See peaks olema teie jaoks ahvatlev, ehk teil peab olema endal selline motivatsioon, selge motivatsioon enda jaoks, miks te seda teete. On soovitav, et see oleks ka mingisuguse sotsiaalse aspektiga, et näiteks te otsustate oma kursusega või oma klassiga või oma perekonnaga, et kuulge, et proovime järgmised kuu aega näiteks iga nädal võtta ühel päeval, kus me katsetame, et kas meil õnnestub mingisugust näiteks oma toidus mingisuguseid uusi taimseid alternatiive pakkuda, kas meil õnnestub näiteks rohkem jalgrattaga sõita, kas meil õnnestub näiteks paremini oma jäätmeid sorteerida või midagi sellist, ükskõik mis see eesmärk on. Kui te teised kampa võtate, siis see toetab seda muutust paremini. Ja viimane on see nagu ajakohasus. Et selles mõttes see on nii nagu mikro- kui makrotasandil. Kõigepealt on see, et kui teil ikkagi käsi automaatselt liiga kiiresti mingisuguse, ütleme siis kohvi järele või muu asja järele siis
haarab, siis pange sinna käeulatuse pigem midagi tervislikumat või siis vett või midagi muud. Ja ka teisest mõttest, et mitte teil juhet kokku ajada, et vastutusmuutuseks on proportsionaalselt inimestel ja et me saame teha ainult nii palju, kui me teha saame ja suhtuda sellesse muutusesse kui võimalusse ja seda positiivselt teha. Ehk siis, et tehke ja proovige müksata ennast ja teisi nendes asjades, mis on nagu lihtsad ja käega katsutavad, nii et te saaksite pigem sellise positiivse kogemuse, et näed, ei olnud hullu midagi ja siis teil on rohkem kütust, et võtta ette suuremalt, võtta ette võib-olla perekonnas, kogukonnas, koolis ja sealt edasi kuni nagu kogu üle maailma välja. Aga enesest pihta hakates ja enda peal neid muutusi katsetades saate te ise aru, et kui lihtne või kerge see on ja siis te teate ka, et kui te olete sellised, et tahaks minna maailma muutma, siis te olete ka rohkem teadlikud ja empaatilised selle suhtes, et kui keeruline see maailma muutus tegelikult on. Ja mida ka teistelt nõuda. Nii et mina küll tahan, et maailm oleks päästetud, aga ma soovitan kõikidel nii nagu lennukiski, et kõigepealt paneme endale pähe hapnikumaski, muudame oma käitumist ja siis muutub kogu süsteem vaikselt ja kestlikult. Ja see minu poolelt oli viimane slaid. Tahaks teile jätta selle sõnumi, et sellel väiksel hellesinisel täpil iga ühe panus loeb. Ja julgustan teid proovima, et materjalidest ehk leiate inspiratsiooni siit lifestyle või eluviisidest äpist ja siit loengust leida mingisugused viisi, et ennast müksata. Ja sellega on praegu minu poolt kõik. Aitäh! Kas on kellelgi saalis küsimusi? Osad õpilased on juba näljased, tahavad sööma minna, aga ma küsin ühe küsimuse, et prügi teema on see, millega siis teie sihtasutus on hästi palju tegelenud ja mina ise näen maal elades, kui palju tee ääres ja natuke metsa all prügi on, et kuidas müksata inimesi vähem prügi poetama? On sul selleks mingid lahendused varrukast võtta? See struktuurselt on siis, kui ma toon üks oluline osa siis müksamisest on valikuarhitektuur. Ehk siis, et siin on üks aspekt see, et oleks piisavalt palju väljas neid kohti, kuhu on oma prügi panna ka tee ääres. Oleks üks osa. Teiseks on siuke nagu sotsiaalne tugi, et kui see olukord juba nagu 10-15 aastaga on väga oluliselt Eestis muutunud paremuse suunas ja see läheb vaikselt paremaks ja see läheb sedavõrd paremaks, kuivõrd inimesed ise ka nagu näevad, et selline äraviskamine on vale. Ja mitte ainult näevad, vaid kui sa tee peal näed, et keegi kuskil autoaknast midagi nagu prügi lihtsalt välja viskab, siis sa lähed juurde ja ütled, et kuule, et sõber, ära tee niimoodi, et see on rumal, et võta ja vii, paned prügikasti oma asjad. Nii et sealt edasi ongi, et kui me ise ka oleme aktiivsed nende muutuste eestkõnelemisel ja oleme nagu kaitseme neid muutusi, et siis me aitame ühiskonnas järgi ka neid, kellel on iganenud arusaamad. Ehk siis neil ei ole veel sisemist motivatsiooni tekitanud, et seda saab siis nagu lihtsustame seda, et prügi oleks kuskile panna ja survestame sealt, et ütleme, et kuulge, et ei ole mõistlik. Nii et paar nippi müksamisest. Sellega me oleme tänase konverentsi edukalt lõpetanud ja oli minu arust palju häid mõtteid, mille edasi mõelda ja aitäh kõigile ja täname siis Keskkonnainvesteeringute Keskust veel kord selle eest, et nad meid toetasid.
kena päeva jätku!